tere! Minult paluti, et ma teeksin veel neid videoid, kus ma räägin mingitel teemadel ja ma mõtlesin, et minu esimene teema võiks olla see kanal ja mida ma nüüd edasi teen. Kui ma seda kanalit alustasin, siis ma tegin videoid, kus ma rääkisingi eesti keeles, aga need videod olid ette kirjutatud, et kui ma salvestasin, siis ma lihtsalt lugesin maha. Aga ma ei taha enam nii teha, ma pigem tahan vabalt rääkida, et see oleks veidi loomulikum ja võtaks vähem aega loodetavasti. Ma olen selle kanaliga jõudnud sellisesse kohta, kus ma arvan, et mul on enamus grammatikat, mida läheb keele õppimiseks või keelega alustamiseks vaja, kaetud. Ma arvan, et see informatsioon, mis mul on kanalil grammatika kohta, see on piisav, et hakata kuulama eesti keelt rohkem. Ja nüüd, kui ma hakkangi rohkem tegema neid videoid, kus ma räägin, siis ma saan rohkem keskenduda sõnavarale. Et ma loodan ka, et nendest grammatika videotes, mis ma tegin, et nendest sai tuttavamaks mingisugune põhiline sõnavara, nagu minema ja tulema ja laulma ja õpetama ja õppima näiteks. Ja nüüd, kui ma hakkan tegema rääkimisvideoid rohkem, siis sealt tuleb sõnavara. Ja mul on ka plaan teha Quizleteid nende videote kohta. Et kui ma teen mingisuguse video, kus ma räägin mingisugusest teemast, siis ma teen selle sama video kohta ka Quizleti, et te saate siis võtta selle Quizleti ja selle läbi õppida ja korrata neid sõnu. Et see oleks selline nagu abimaterjal õppimiseks. Üks tähtis asi, mida ma pean mainima, on see, et kuna ma ei kirjuta ette neid videoid, siis minu keelekasutus ei ole alati selline, et see on kõige lihtsam. See on pigem selline keskmine või raske keel. Et ma räägin niimoodi vabalt, et see oleks loomulikum, ma ei pelga kasutada mingisugust keerulisemat sõnavara, sest et ma usun, et selle läbi arenebki ja õpibki, eriti kui ma teen need Quizletid, et ma ei jäta teid üksinda oma sõnakasutusega, vaid te saate ikkagi need sõnad selgeks õppida. Üks probleem, mida ma ette näen, on see, et mingid teemad ei ole huvitavad, ei ole piisavalt huvitavad minu jaoks, et ma tahaksin neist rääkida. Aga siis ma mõtlesin, et pole hullu, et ma arvan, et mingisugused nii-öelda nõmedamad teemad ma teen lihtsalt natuke kiiremini, aga kui on mingisugune lahedam mõte, siis ma sellest räägin pikemalt ja siis sealt saab ka lahedamat sõnavara, et see on võib-olla siis nendele, kes on natuke rohkem edasi jõudnud või kes huvituvad samadest asjadest, mis mina. Et ma arvan, et ma ei hakka tegema mingisuguseid selliseid videoid sellise sõnavaraga, mis mind absoluutselt ei huvita. Ma arvan, et see on aja raiskamine, sest et minu peamine eesmärk hetkel on see, et ma ikkagi teeksin videoid selle kanali jaoks, sest et kui videote tegemine on ebameeldiv, siis ma ei tee. Ja sellest oleks päris kahju. Aga jah, praeguseks on kõik. Ma loodan, et minu videod endiselt aitavad teid ja kui teil on mingisuguseid mõtteid või küsimusi või teemasoovitusi, mida ma võib-olla võtan kuulda, võib-olla ei võta kuulda, siis võite kommenteerida ja ma hea meelega loen neid nii inglise kui ka eesti keeles. Okei, head aega!